äärmiselt põnev eelmine ettekanne, sest mitmeid aastaid tagasi koos Keirule ja Helen Kooperiga Rakendusantropoloogia Keskus sai loodud ja üleeile oli tegelikult ka Rakendusantropoloogia Keskuse üks esimesi projekte, nii et tookord me kambaga istusime ja kõik võimalikke ideid koostöös Linna muuseumiga mõtlesime, mida teha võiks ja aitäh ka selles mõttes ausa ettekande eest, et me kipume rääkima sellest, kui tublid ja vägevad me oleme, aga tegelikult kõige rohkem me ju õpime ikkagi nendest asjadest, mis ei õnnestunud ja need kogemused on vahel isegi olulisemad kui võib-olla kordaminekud. Ma räägin täna natukene laiemalt, muidugi viidates okupatsioonimuuseumi tegevusele, aga mõtlesin, et natukene laiemalt avan seda pealkirja ja avan, mida sotsiaalmuuseum siis nii minu jaoks kui ka meie meeskonna jaoks täna tähendab ja võib-olla natukene ka tutvustan neid dokumente ja mõtteid, mis meile on inspiratsiooniks olnud sisse maailmas, sest tegelikult Eesti kontekstiga me oleme üpris kursis. Meil on päris palju muuseumialaseid konverentse, on ka päris palju konverentse, kus ma tegelikult okupatsioonide muuseumi tegevust ja projekte olen juba tutvustanud. Ja pealkiri on, eks ole, natukene idealistlik, aga samal ajal väga ambitsioonikas. Sarnase pealkirjaga ma kirjutasin sellel kevadel Postimehes ühe artikli, kus ma täpselt samamoodi seda teemat käsitlesin ja mõtlesin, et tegelikult temaatiliselt see tänane ettekanne võiks olla jätk sellele artiklile, just mõtestades lahti, kuidas ta siis inimese elu muudab ja mida see sotsiaalne tähendab nii Eesti kui maailma kontekstis. Ja kui ma seda ettekannet hakkasin ette valmistama, siis mulle meenus, et tegelikult täpselt aasta aega tagasi olin ma New Yorgis Museum Next konverentsil. Museum Next tõenäoliselt maailma mastaabis on muuseumite valdkonnas üks tugevamaid ja suurimaid konverentse, kuhu siis muuseumi inimesed iga aastaselt kogunevad, need toimuvad nii Euroopas kui Ameerikas ja seal siis kõikvõimalikke aspekte arutatakse, neid on mitu korda aastas, kui ma isegi ei eksi. Ja eelmine aasta oli selles mõttes äärmiselt põnev, et see konverents toimus 2 päeva pärast Ameerika presidendi valimisi ja ma olin samal ajal USA-s ja selles mõttes oli äärmiselt huvitav, et esimene päev pärast presidendi valimisi oli täielik vaikus kõikjal. Ma olin Stanfordi ülikooli kämpuses tol ajal ja kui ma sinna jalutama läksin või kämpus ringi lipsin, siis kõik olid haudvaiksed. Mina mõtlesin oma aru, et võib-olla siis ameeriklased ei räägi üksteisega poliitikast või et see on tabu teema või et võib-olla on sellepärast kõik vaiksed. Mõni päev hiljem ma sain aru, et see oli šokk. Kõikidel osapooltel oli see selles mõttes šokk, et see oli ühelt poolt väga ootamatu ja sellest tulenes ka see vaikus. Ja põnevaks läks siis, kui hakkas 2 päeva hiljem see konverents, sellepärast, et see oli niivõrd emotsioone täis konverents. Sinna oli kogunenud enamus Ameerika muuseume siis tippjuhte, ka kuraatoreid, samamoodi haridusosakoldadest väga palju inimesi, kogu selles mõttes Ameerika muuseumimaastik ja ka Euroopa, eelkõige oli Euroopas Briti esindatud, aga ka päris palju Euroopa ja pea iga ettekanne kas algas, lõppes või keskel rääkis Donald Trumpist. Tõenäoliselt oli siin mingid muud teemad ka, millest nad tahtsid rääkida, aga selles mõttes see oli ikkagi selline äärmiselt huvitav konverents, kus oli tunda mitte sellist kahtlemata ka poliitilist vastumeelsust või poliitilist sellist ärkamist, kui nii võib öelda, aga samal ajal räägiti väga palju väärtustest ja uskumustest ja just nimelt sotsiaalsest vastutusest. Kui me võtame USA konteksti, siis seal on ju riigi poolt palju vähem tagatud nii tervishoid kui kõik muud aspektid ja seal muuseumid ongi võtnud suuresti enda kätte väga palju sellise ebavõrdsusega tegelemise, et seal on päris palju huvitavaid praktikaid, millest ma pärast natukene räägin ka, et mitmed sellised sotsiaalsed kampaaniad, võib-olla kõige kuulsam neist on Black Lives Matter, nii-öelda vähemustega tegelev kampaania, mis ongi siis tõstnud esile sellised sotsiaalsed probleemid. Ja eks võib-olla see ongi sellepärast, et seal
mõni muu asutus nende probleemidega ja muuseumid on need endale üles korjanud, aga see on samas hea näide ka sellest, kuidas tegelikult keerulised olukorrad ja rasked olukorrad panevad erinevaid gruppe, sealhulgas ka muuseumid mõtisklema, et kuidas meie saame aidata või mis meie nüüd täna tegema peaksime selle raske olukorral. Et võib-olla vahel me vajame ka selliseid raputusi või keerulisi või huvitavaid olukordi hakkama, mis panevad meid mõtlema meie enda vastutuse rolli ja sellise sotsiaalsuse üle, millest me siis räägime. Ja nüüd natuke laiemalt siis muuseumi arengust, et ma olen natuke mõtisklenud ka selle peale, et küllaltki tuntud tõenäoliselt muuseumimaastikku inimesed teavad seda skeemi, et kuidas see muuseum on arenenud, ja Eesti kontekstis me ju näeme seda ka, et kui kord olid muuseumi keskmeks ikkagist esemed ja kahtlemata nad mingil määral edasi, selles mõttes need 4 mudelit toimivad paralleelselt, siis mingi hetk saadi aru, et tegelikult esemetel lisaks on vaja rääkida ka lugusi ja nendel esemetel informatsiooni ja tausta rohkem avada. Ja me liikusimegi nii-öelda lugude või selles mõttes teaduse museoloogia poole. Ja siit edasi järgmine samm oli avastus, et aga tegelikult ei olegi ühte õiget tõde, vaid on erinevad vaatenurgad. Selle kohta autor ise, Francais Meret, toob näite ühest arheoloogia näitusest, kus erinevad arheoloogid kirjeldavad, kuidas nemad antud luid tõlgendavad või mõtestavad või nii-öelda antud leide tõlgendavad. Ja tegelikult arheoloogid võivad ka teatud leide täiesti erinevalt tõlgendada, mis näitab, et kõik, mida me siin muuseumis näitame, on ju tegelikult nagu vaatepunkt, kellegi hääl, kellegi lahti mõtestamine. Ja täna siis räägitakse sellest passage-museologist, mida on hästi raske tõlkida, võib-olla selline teekonna museoloogia ja tegelikult sellest on ka raske aru saada, et paljud sama autorid, kes selliseid kategooriaid on loonud, kritiseerivad, et ta ei selgita lahti, mida see passage-museologist tähendab. Ühelt poolt tähendab ta neid superstar muuseume, Guggenheim ja Liebenskindi tehtud muuseum Berliinis võib-olla suuremad näited. Superstar muuseumite all ma pean siis silmas neid muuseume, mis on juba arhitektuuriliselt loodud muuseumiseks, mis on äärmiselt uhked, võimsad ja juba see hoone hakkab sinuga kõnelema ja siis, kui sa sinna sisse lähed, see ekspositsioon ja kõik on nagu üks suur tervik ja ma arvan, ERM on üks hea näide samamoodi sellest superstar muuseumist. Aga lisaks selle superstar muuseumile räägib ikkagist autor ka mingisugust sisemisest muutusest, mis sinu sees toimub, kui seda muuseumit külastad. Ja võib-olla siis see passage on siinkohal mõistetav kui palverännak või nii-öelda teekond, et kui see palverännaku läbid, siis tegelikult mingi muutus sinu sees justkui peaks toimuma. Ja võib-olla see on ka viis, kuidas me võiksime mõelda muuseumitest tänases kontekstis ja see haakub ka selle sotsiaalsusega, sotsiaalse muuseumi mõistega, et mis inimesi puudutab ja liigutab, kuidas tegelikult ikkagist kuidas mõjutada ühelt poolt inimesi ja kuidas teiselt poolt siis luua inimeste vahel ja inimestest dialoog nii mineviku kui tuleviku kui ka tänaste küsimuste ja sündmuste üle. Ja seesama dialoog omakorda kandub üle, et kuidas muuseum loob dialoogi kohaliku kogukonnaga, kohalike asutustega, linnaga, ülikooliga, kõikvõimalike partneritega. Nii. Ja siit edasi siis minnes tekib küsimus, et kuidas seda teekonna muuseumi, kuidas seda sotsiaalset muuseumit siis saavutada või mida see sotsiaalne muuseum siis täpselt tähendab, mis on need erinevad aspektid ja tähendused. Ja minu arust juba Eestis me näeme, et seda on lahti mõtestanud erinevad muuseumid äärmiselt erinevad. Me näeme kogukonnaprojekte, me näeme võib-olla selliseid väärtustest kõnelevaid projekte, me näeme lugusid, natukene keeruliste lugude lahkamist, ja okupatsioonimuuseum on tegelikult täna valinudki natukene teise tee kui linnamuuseum, aga me mõlemad nimetame seda sotsiaalseks või ühiskondlikuks muuseumiks ja ma arvan, et see siht selles mõttes suures perspektiivis on sama. Ja ma ei tea, kas keegi on seda dokumenti varem näinud, ma küsiks. Kas kellegi tuleb see pilt tuttav ette? Ei tule. Oli ikkagist, eks ole üks. Museum Association on võib-olla ICOM-i kõrval teine suur ühendus muuseumite valdkonnas tegutsev. Ta on asutatud UK-s
ta on võib-olla nagu rohkem inglise keskne, mitte nii rahvusvaheline, aga tegelikult on ka vanem kui ICOM ja ka Eestis on päris paljud selle ühingu liikmed, päris paljud muuseumid. Ja seesama ühing on siis teinud sellise tegelikult äärmiselt lühikese dokumendi, ma soovitan kõigil sirvida ja see on nende nii-öelda vision statement, visiooni siis kirjeldus ja nad rõhuvad siis eelkõige sellele, et kuidas ja milline võiks olla muuseumite tulevik ja täpselt seesama sotsiaalne muuseum, mis võib muuta inimeste elusi, on nende siis eesmärk. Siin on lahti kirjeldatud ka, et mida nad selle all mõtlevad ja minu arust see ongi selles mõttes hästi hea lahti kirjeldatud. Siin on näha tegelikult, et ongi mitu teed. Et tegelikult, kui me räägime inimeste elude muutmisest või mingisugusest sisemisest muudatusest, mis me tahame inimeste eludes ellu kutsuda, siis tegelikult on koostöö kogukonnaga vajalik, on tegelikult nii-öelda õiglasema ja parema ühiskonna loomine selle kaudu ja samal ajal siis inimeste oskuste arendamine, nende kaasamine, seesama, millest eelmine ettekanne rääkis, kõikvõimalik kodanikualgatuste kas koostöö tegemine või nende siis toetamine. Ja nüüd, kui me vaatame lähemalt, saan veel lähemale minna, siis taaskord, siin on ära toodud palju erinevaid aspekte, et mida mööda muuseumid astuda saavad. Et esimene neist siis on tegelikult võib-olla kõige olulisem, et iga muuseum saab tegelikult sotsiaalset mõju avaldada. Võib ju mõelda, et okei, et linnamuuseum tegeleb linnarahvaga ja okupatsioonide muuseum tegeleb ajalooga, aga meremuuseumil on ainult see mereteema, mis sotsiaalne mõju selle mereteemal on. Aga tegelikult igal muuseumil on võimalik leida ikkagi see oma valdkond ja oma viis, kuidas ta saab ühiskonda panustada, kogukonda panustada ja seda ühiskonda siis nagu ausamaks muuta. Ja järgmine, igal inimesel on tegelikult õigus muuseumi tegevuses osaleda. Eestis me seda lõhet nii suuresti ei näe, kui me vaatame nii mõndagi Lääne-Euroopa või samamoodi USA-d, siis tihtipeale on ikkagi muuseum selline kõrgklassi teema. Meil ei ole see lõhe nii suur, aga tegelikult on olemas. Tunnistame, et meil on teatud inimesed, kes ei ole muuseumis elu jooksul käinud või on kohustusliku korrana koolist veetud muuseumisse. Kuidas jõuab muuseum nende inimeste, kellel ei ole kas ressursse või kellel ei ole nagu harjumus muuseumis käia? Et see on äärmiselt keeruline küsimus, aga samas see võiks olla kõikide muuseumite ülesanne sellega igapäevaselt tegeleda. Järgmine siis nii-öelda aspekt, et audiences are creators, ehk siis seesama idee, et tegelikult me ei räägi enam muuseumidest, kus aristokraadid nii-öelda toodavad teadmist maarahvale õppimiseks, et tegelikult seesama maarahva teale üle näide väga hea, et minnaksegi esimene etapp, lähme nende kodudesse, räägime nendega, uurime, mis neid tegelikult huvitab, mis neid paelub, mis neid kõnetab, millist näitust neil vaja on, mitte millist näitust meie tahame pakkuda kogukonnale. Ja siit muidugi tulebki täpselt seesama, et mida rohkem inimesi kaasad, seda rohkem tegelikult inimesi on ka näituse avamisel. Kui teha näitus üksinda ainult muuseumi, siis see näituse avamisel on ka võib-olla 5 inimest. Kui teha näitus 7 organisatsiooniga, siis iga organisatsioon toob sinna näituse avamisele 5 inimest. Et muuseumid on tihtipeale mures, et näituse avamisele on väga vähe inimesi. On isegi kuulujutt, et ei julgeta teha seda Facebooki eventi, et äkki 3 inimest attendib, et siis on tegelikult endal ka nagu paha tunne, et nii halvasti teeme. Aga mida rohkem inimesi kaasata protsessi algusest peale, seda rohkem inimesi tegelikult juba hiljem see kõnetab. Ja muidugi kõikvõimalikud debatid ja kriitilised oskused, et kes on mitme grupiga näitusi teinud, teab juba, et üks näituse loomine on üks suur debatt ja konflikt, aga siinkohal tasubki konflikti suhtuda kui demokraatliku ühiskonna tavalisse olukorda, mitte sellepärast midagi tegemata jätta, et see on kahtlemata raske ja ma olen ka mitmetel konverentsil rääkinud meie enda meeskonna kogemusest sellise avaliku diskussiooni keskmes, et see ei ole emotsionaalselt kerge, aga samal
ühiskond ja tegelikult kõik arvamused on teretulnud, et ükskõik milline see arvamus ei ole. Ja siit edasi minna siis, see on kõigile selge, et jah, juba räägitud ka, et hea muuseum nii-öelda vastab inimeste huvidele ja vajadustele ja kahtlemata siis hea näitus ja hea muuseum tegeleb ka tänaste küsimustega, sama, millest me rääkisime, millest kogukond huvitub, et taaskord see prügi on minu arust üks parim näide, sellepärast et see on tõesti midagi, millega iga inimene kokku puutub. See on midagi, mis igat inimest kõnetab sisuliselt. See on niisugune väga-väga argine temaatika. Aga alati ei pea see temaatika olema selles mõttes nii argine. Okupatsioonide muuseumi viimastest näitustest ma saan tuua. Meil oli naiste teemaline näitus, kus me rääkisime siis naiste rollist lähiajaloos. Ja ka meie hea partner Rootsi saatkond rääkis natukene Rootsi kontekstis siis naiste õigustest. Ja me tegime sellele näitusele ühe lisanduse, küllalt viimasel hetkel kusjuures, sellepärast, et just oli ühiskonnas hakanud käima debatt vägivalla osas, naiste vastase vägivalla osas. Ja just oli 24. veebruar võtnud ka meie president sellel teemal sõna. Ja siis me Politsei- ja Piirivalveametiga koostöös tegelikult tegime selle näitusele lisanduse, kus me kogu näituse ülesoleku ajal märkisime iga nädal üles mitu naiste vägivalla juhtumist nii-öelda politseile teada anti. Iga nädal on see, kus selles üle 200 see number. Kahjuks ei langenud alla 200. Ja hiljem, kui me külastajatelt tegelikult kogu aeg jooksvalt külastajamsid, siis meie külastusürid tagasisidet, siis just nimelt see oli aspekt, mis Eesti inimesi ja teatud määral tegi ka välismaalasega, eelkõige Eesti inimesi pani mõtisklema kogu selle valdkonna üles. Me rääkisime kõigist ajaloolist kontekstist naistest, aga see väike lisandus aitas nagu seda siduda tänase päevaga ja täna meie ees seisvate probleemidega. Ja kusjuures samas Museum Next konverentsil ka üks peamisi sõnumeid oli, et muuseumid peavad vaatama ka, millest räägivad tänased ajalehed, mis on tegelikult tänaste ajalehtede esikaantel, mis on need probleemid, mis meie ühiskonnas täna on ja millega tegeletakse. Ja võib-olla siis viimasena, kuna mu aeg on ka limiteeritud, siis ma peatuksin sellel, et muuseumid ei ole neutraalsed. See on, ma arvan, kõige keerulisem neist, sellepärast, et me kõik tahame ju head ja muuseumi valdkonnas me tegutseme suuresti missioonitundest ja pooleldi vabatahtlikult ja tahaksime teha nii, et kõik on rahul ja õnnelikud. Aga kui me räägime tegelikult sotsiaalsest vastutusest ja keerulistest küsimustest, siis alati see nii ei õnnestu, et peaaegu igal muutusel on enamasti pooldajaid ja mittepooldajaid. Ja siinkohal minu arust on huvitav, et selline dokument ja selline visioon isegi toob selle aspekti välja, sest see on väga julge nii-öelda väljaütlemine. Aga see on midagi, mille üle ma olen mõtisklenud päris kaua ja ma arvan, et see on ka midagi, mida me Eestis kardame välja öelda. Et me tahame jääda neutraalseks muuseumitena, aga tegelikult me ju ei ole. Ühegi näituse valiku puhul me ei ole neutraalsed. Iga näituse valiku puhul me tegelikult oleme otsustanud, kuidas me räägime, kas see on mees või naishääl, mis toonil me räägime. Me oleme otsustanud ära, kes on sihtgrupp, kellele me seda räägime. Me oleme otsustanud ära, kes räägib ja kes jääb tegelikult välja, eks ole. Ja samamoodi me oleme ju teinud valiku, millest me räägime. Ja need kõik on otsused, mis tähendab, et me oleme ikkagist, ja kõik otsused on kellegi poolt tehtud ja see tähendab seda, et me tegelikult ju ei ole neutraalsed. Ja siinkohal ma tegelikult nagu suunaksingi ja mis ka me oleme enda meeskonnas teinud, kui on nagu selge, et me ei ole neutraalsed, siis me küsime, et kuidas oma subjektiivsust kontrollida. Ja me peaksime küsima kõik enda käest, et mis on need meie väärtused, mis on meie missioon ja visioon. Ja siinkohal ma ei pea silmas organisatsioonikultuuri väärtusi. Ma arvan, et tänaseks enamus organisatsioone on juba töötab välja, et organisatsioonikultuuri väärtused. Aga mis on meie muuseumite väärtused? Mis on need väärtused, mida meie muuseum kannab ja mis meid selles mõttes ka teistest eristavad? Ma liigungi nende väärtuste juurde. Et meie tegelikult Okupatsiooni muuseumis oleme enda jaoks paika pannud 4 väärtust. Esimene neist on kõnetav minevik. Meil on käes terve väga suur potentsiaal. Meil on 40 000 eset, meil on äärmiselt liigutavad lood lähiajaloost. Järelikult meil on ka võime ja potentsiaal neid lugusid siis rääkida. Teiseks, ühendav arutelu. Siin on täpselt sama koht, et
tulemise kokkuviimine, kui ka inimeste vahel ja erinevate vähemuste vahel sealhulgas. Et see vastandamine venelased versus eestlased ja kõik muud vastased, meie muuseumi puhul on võib-olla kõige tugevam venelased versus eestlased, et kas see on see, mis meid nii-öelda edasi kannab? Me uskusime, et ei ole. Ja siis liigutavad lood, millest ma juba natukene rääkisin, sama kõnes ja minevikus liigutavad lood, et Tuletõrje muuseumil on ka tõenäoliselt võimalik valida endale liigutavad lood. Iga muuseumil on oma nišš nii-öelda, et meie puhul on lugude rääkimine. Kui me vaatasime 40 000 eseme otsa, me hakkasime tegema uut ekspositsiooni ja siis ekspositsiooni loojad, arhitektid küsisid meie käest, et mis on teie hitid? Paneme need 5 hitti rilmi, paneme klaasi taha ja siis on expo valmis. Saame aru, et tegelikult meie muuseumis ei ole hitte kui selliseid. Meil ei ole ühtegi sellist eset, mis on äärmiselt kallis ja uhke ja kuldne ja maksab väga palju ja mis on mitusada aastat vana. Iga eseme teeb eriliseks see lugu, mis temaga kaasas käib. Ja lihtsalt pannes klaasi taha tegelikult lipp, ta ei kõnele. Aga kui see pisike lipp, selle juures on lugu, kuidas 7 aastat seda Siberi vangivongis või vangilaagris hoiti salaja, kuidas see vanglasse üldse kaasa võeti nõndaviisi, et peideti taskurätti sisse ja saadi üle viia siis, kui riidid vahetada tuli. Ühesõnaga, sellised paeluvad, liigutavad lood on need, mis on see potentsiaal ja kui me räägime sellest sotsiaalsest muuseumist, siis me tegelikult peamegi küsima, et mis on see meie nišš või potentsiaal selles sotsiaalse muuseumi kontekstis. Ja kahtlemata meid võib-olla seda on ju siin ka viimaste aastate jooksul näha olnud, et meie üheks eesmärgiks võtsime julge arvamuse enda meeskonnaga. Ja see läheb võib-olla kõige rohkem selle sotsiaalse muuseumiga selles võtmes kokku, et me julgeme välja öelda oma mõtteid, me julgeme välja öelda, me julgeme kaasa rääkida ühiskondlikus diskussioonis ja me julgeme teha näitusi, mis ei meeldi kõigile, aga mis on selles mõttes vajalikud. Nii et 3 suurt küsimust, kuidas ma arvan, võiksid Eesti muuseumi mõtistada sotsiaalse muuseumile, mis inimesi puudutab, mis neile tegelikult korda läheb, millest me muuseum varem rääkinud ei ole ja kellega me tegelikult ei ole varem koostööd teinud. Et kui me mõtleme selle ülejääva projekti üle või mõtleme teiste projektide üle, mis meil siin Eestis on tehtud, et siis ma arvan, iga muuseum vähemalt ühel neist küsimustest saab tegelikult vastata. Siin jälle ma soovitan lõpetuseks lugeda ühte artiklit Making Museums Moral Again, mis on taaskord USA kontekstist küll, aga see väga tabavalt räägib ja analüüsib seda, kuidas ka tänaseid ekspositsioone saab muuta selles võtmes, et küsida, et millest need ekspositsioonid ei räägi, mis seal sildi taga tegelikult peidus on. Et me ei pea looma uusi projekte alati või uusi näitusi või nii-öelda uut kontseptsiooni. Me võime tegelikult ka täna küsida, et mis on see, mis on seal sildi taga. Seal on väga hea näide selles artiklis traditsioonilistest muuseumitest, mis näitavad näiteks uhkeid saavutusi kas keskajast või varasemast ajast, aga rääkimata on lood orjandusest ja kõikidest teistest aspektidest, mis tegelikult on nende uhkete saavutuste taga. Ehk siis küsime enda käest, et mis on tegelikult need lood, mis meil täna rääkimata on ja võib-olla sellest vahel piisabki, et olla sotsiaalne muuseum. Mul oli plaanis, et näidata ühte videot ja kuna aega ka otsas, siis ma lihtsalt paari sõnaga kiiresti räägin, et jälle üks huvitav näide maailmast, kui rääkida sotsiaalsest muuseumist ja just nimelt sellest, millega ülejääv projekt ka tegeleb muuseumi majast, seintest välja minemist, nagu öeldakse, või majast välja minemast. Siis jälle USA näide, millega mul õnnestus kokku puutuda, seal oli väga vahva pesumajade projekt. Jälle, kui rääkida sellest, nendest inimestest, kes muuseumitest tavaliselt ei jõua, siis võib-olla peaks küsima, kuidas meie nendeni jõuame. Ja seal USA-s, siis New Yorgis on, New Yorgis väga paljudes korterites üldse ei lubatagi pesumasinat hoida, see on seaduse vastane, mis tähendab seda, et nad seni kasutavad väga aktiivselt pesumajasid. Ja sealt tulenevalt siis kunstnikud ja muuseumid otsustasid minna pesumajadesse ja luua seal näitusi, luua seal töögruppe, luua seal kõikvõimalikke tegevusi. Et
siin jälle tahaks üles kutsuda mõtlema, et mis on Tartus need kohad, mis on Eestis need kohad, kuhu muuseumid saavad veel minna, just nimelt need ebatraditsioonilised kohad. Aga aitäh minu poolt ja ma ei tea, kas küsimusteks vist ei ole meil aega hetkel. Kui see üks kiire küsimus, aga ei ole vist. Sellise juhul suured. Tekkis küsimus, kuidas te uue püsinäituse juures seda sotsiaalse muuseumi aspekti silmas teadudega kasutate? Eks püsinäituste puhul on see hästi keeruline, sellepärast, et nad peavad ajas vastu pidama ju 7–10 aastat. Ja kui me räägime sotsiaalsetest aspektidest, siis me tihtipeale räägimegi ikkagist ka, nagu ma ütlesin, et mis inimesel täna korda läheb, praegusel hetkel korda läheb. Et selles mõttes ma usun ise, et ajutised näitused on natuke parem vorm selle jaoks. Aga püsinäituse puhul on kindlasti üks aspekt, ma arvan, mida on ka jälle Eestis ei ole liiga palju kasutatud, on audiogiid. Ja ka meie muuseumi kontekstis me väga palju teeme täna tööd audiogiidiga. Kuna jälle taaskord meie potentsiaal on lood ja neid lugusid rääkida. Et enamasti meie muuseumites täna audiogiidid on sellised nagu lisalahendused, et sul on number 1 saad mingi lisainformatsiooni, number 7 saad mingi lisainformatsiooni. Aga tegelikult audiogiid võib olla ju hea näide jälle USA-st. Seal oli siis moodsa kunstimuuseum San Franciscos, kus audiogiidis oli võimalik sul valida erinevaid programme, neid programme tehti kogu aeg siis juurde vastavalt ajale. Ja siis oli seal võimalik minna seda moodsat kunsti vaatama koos 2 naljamehega, komeedianiga ja kuraatoriga. Ja ma alguses üldse ei vaadanud seda tuuri, ma mõtlesin, et naljad on väga huvitav ja ma ei saa üldse nendest naljameestest siin Eestis ka enamasti aru. Ja siis ma lõpuks oli kõik ülejäänud läbikuulanud, ma ikkis võtsin need naljamehed ja tead, see üks põnevamaid tuure, mida ma kunagi kuulnud olen, sellepärast, et esiteks, ma ei tunne väga hästi moodsat kunsti, kui nüüd päris aus olla. Need naljamehed küsisid kõik need ebamugavad küsimused minu eest ära, selle kuraatori käest. Ja need, kes on moodsa kunsti fännid, kindlasti teavad, see on üks kuulsamaid muuseumid, aga ta algab pissuaariga. Ja ausalt, mina ei küll aru, miks see näitus pissuaariga algab. Aga samas sa ei lähe moodsa kunsti muuseumi kuraatori käest küsima, et miks teie näitus pissuaariga algab. Ja need komeedianid, eks ole, küsisid kuraatori käest minu eest kõiki neid küsimusi, mida mina ei julgenud küsida või ta lõi hoopis teise tasandi sellele näitusele. Ja kunstimuuseumid kasutavad see päris aktiivselt, ma arvan jälle sellepärast, et nad on keerulises olukorras. Neil on väga raske mingeid uuendusi luua või niisugust sotsiaalsust luua. Neil on keeruline olukord ja siis nad on hakanud kasutama igasuguseid huvitavaid vahendeid ja viise ja siinsamad on noorteprogrammid, millest me kõigest räägime. Et võib-olla siis teistel muuseumitel on ka vaja keerulist olukorda, et hakata mõtisklema, kuidas luua mitmeid tasandeid ja just nimelt seda arutelu oma püsiekspositsioonidel siis ka. Aga aitäh veel kord! Suur aitäh!